Kui öeldakse vaikne, siis see viitab olukorrale, kus sa ei kuule mitte midagi. Ja tegelikult ei saa sa tõelist vaikust maal kogeda, vaid seda saab tunda kosmoses. Jah, kosmose vaikus. See on teistsugune vaikus väljaspool meie maailma. Ja mõnede astronautide sõnul, kes on seda kogenud, muudab see vaikus kogu nende elu. 2026 aasta aprillis reisis 4 astronauti taas maast eemale. Veel kaugemale, kui inimene on jõudnud rohkem kui 50 aasta jooksul. Kuid selle missiooni kohta on üks asi, mida peaaegu keegi ei tea. Orioni kosmoselaeva sees oli üks väike asi, mille üks astronautidest vaikselt oma isiklike asjade hulka pani. See ei olnud vidin ega teaduslik instrument, vaid piibel. See astronaut oli Victor Glover, Artemis 2 missiooni piloot. Ta on inimene, kellele meeldib teadus, kuid ta on ka usklik. Glover on tuntud kristlane ja mõned päevad enne starti, kui ta seisis meedia ees ja miljonid inimesed üle maailma vaatasid, ütles ta midagi, mida paljud ei oodanud. Ta ei rääkinud edust, ei ajaloost ega ka kangelaseks olemisest. Ma arvan, et kui me läheme lihavõtte pühapäeva poole, mõeldes kõikidele maailma kultuuridele, siis pole vahet, kas sa tähistad seda või mitte, kas sa usud Jumalasse või mitte. See on võimalus meil meenutada, kus me oleme, kes me oleme ja et me oleme üks ning peame sellest koos läbi tulema. Ta palus palveid, rahuliku häälega ütles ta, et palvetada tuleks nende meeskonna eest, samuti kõigi nende toetajate eest üle kogu maailma. Aga Gloveri sõnul on veel üks raskem missioon kui kosmosesse minek ja see on nende perede ootamine siin maal. Kui nad planeedist kaugenevad, jäävad maha abikaasad, lapsed ja vanemad, kes iga päev loodavad, et nad jõuavad turvaliselt tagasi. Seetõttu otsustas ta enne kuu poole teele asumist võtta Jumala sõna kaasa kosmoselaeva, mitte näitamiseks ega uhkustamiseks, vaid jõuna oma hingele. Sest ta teadis, et kui ta eemaldub üle 252 000 miili kõigest tuttavast, ei piisa ainult tehnoloogiast. Tal oli vaja ka usku, et silmitsi seista millegagi, mis pole kindel, ja usku, et mõista paika, mida on peaaegu võimatu seletada. Ja usku, et mitte iseennast kaotada selle tohutu universumi keskel. Kuna kosmos on nii avar, on lihtne tunda, kui väike inimene tegelikult on. Aga Gloveri jaoks oli üks asi, millest ta kinni hoidis. Ükskõik kui kaugele inimene ka ei jõuaks, Jumala kohalolek ei kao kunagi. Ja tol ajal ei teadnud maailm veel, et just sellest kosmose vaikusest ütleb Glover mõned sõnad, mis jäävad miljonite inimeste südamesse. Aga enne kui alustame, ära unusta sellele videole meeldimist panna. See tähendab meie sisuloojate jaoks väga palju. Suur aitäh ja nüüd alustame. Sellele vaatamata koosneb Artemis 2 missioon Nareed Wisemanist, Victor Gloverist, Christina Kochist ja Jeremy Hansenist. 4 inimest, kes on pühendanud palju aega treeningule, väsimusele ja ohverdustele 21. sajandi tähtsaima kosmosemissiooni nimel. Nad sõidavad Orion kosmoselaevaga, nad reisivad kaugemale kui peaaegu kõik inimesed ajaloos. Nad ületavad isegi mõned varasemad rekordid, mis püstitati Apollo missioonide ajal. Mitme päeva jooksul hõljuvad nad maa ja tähtede vahel. Ümbritsetud vaikusega, mida on maal võimatu kogeda. Ja paljude astronautide sõnul on tunne hoopis teistsugune, kui näed maad nii kaugelt. Seal saad äkitselt aru, et kõik inimeste probleemid, nagu kõik sõjad ja kogu raha, riigid, kogu inimkonna ajalugu mahtusid tegelikult ühte väikesesse ja heledasse kera, mis hõljub keset väga pimedat universumit. Kui sa näed seda oma silmadega, muutub midagi sinu sees. Aastakümnete jooksul on paljud astronaudid püüdnud seda kogemust kirjeldada, kuid peaaegu kõik ütlevad sama. See pole lihtsalt ilus. See raputab hinge, sest esimest korda näed, kui väike on inimene ja kui suur on Jumala loodud maailm. Ja kosmose vaikuses ütlevad mõned astronaudid, et just seal tundsid nad midagi, mis oli nende sees kaua maganud. Nagu mida kaugemale nad maast liiguvad, seda sügavamaks muutuvad nende mõtted elu, eksistentsi ja Jumala enda kohta. Sellegipoolest näed sa äkitselt maailma läbi Jumala silmade. Ja kui see juhtub, ei ole see enam kunagi endine. Suhtumine ellu muutub, sinu vaade usule muutub.
ja sa saad paremini aru, kui väike on inimene selles tohutus loomingus. Ja sama juhtus ka Artemis 2 meeskonnaga. Kui nad vaatasid maad nii suurelt kauguselt, ärkas nende sees midagi üles. Nagu oleks keegi juba ammu seda hetke oodanud ja see, mida nad pärast seda kogemust tegid, on selle loo tõeline süda. Aga enne kui edasi läheme, peame ühe asja juurde tagasi pöörduma, sest see ei olnud esimene kord, kui midagi sellist kosmoses juhtus. 1968 aasta jõulude ajal tiirles Apollo 8 esimest korda ümber Kuu. See oli esimene kord ajaloos, kui inimene tiirutas ümber Kuu. Ja kui neid ümbritses kosmosevaikus, tegid astronaudid midagi, mis jäi miljonite inimeste südamesse. Kosmosest lugesid nad kogu maailmale ette esimesed sõnad esimese Moosese raamatu esimesest peatükist. Piibli järgi lõi Jumal alguses taeva ja maa. Need sõnad olid lihtsad. Kuid tol ööl tõid need pisarad miljonite inimeste silmadesse, kui nad kuulasid. Sest esimest korda ajaloos, kui inimene oli maast nii kaugel, ei rääkinud nad teadusest, poliitikast ega tehnoloogiast, vaid Jumalast. Ja vaid aasta hiljem, 1969 aastal, maandus Buzz Aldrin Apollo 11. kuule maandumise missiooniga. Aga enne kui ta tegi esimese sammu kuu pinnal, enne kui kaamerad kõike nägid, tegi ta midagi vaikselt. Ta võttis välja leiva ja veini. Pärast seda, kui ta oli üksi kuu vaikuses, võttis ta armulauda. Kuu peal olles luges ta vaikselt endamisi Jeesuse sõnu Johannese evangeeliumist. Jeesuse sõnade järgi, mina olen viinapuu ja teie olete oksad. Mõnede teadete kohaselt soovitas NASA tollal Aldrinil piibid mitte valjut lugeda, kuna see võis põhjustada kaebusi või kohtuasju. Aga ükskõik, mida teised inimesed ütlevad, mitte miski ei saa takistada usku, mis on inimese südames. Ja paljude arvates oli esimene toit ja jook, mida kuu peal tarbiti, Kristuse ihu ja vere sümbol. 2 aastat hiljem, Apollo 14. missiooni ajal, viidi kuule kaasa üle 300 mikrofilmitud minipiibli. Ja umbes 100 neist jõudis tegelikult kuu pinnale. Selle projekti viis läbi Apollo Prayer League. Ja Markuse 16 peatükis on kirjas: minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi kogu loodule. Pärast seda tuli Apollo 15. missioon ja seal koges James Irwin väga sügavat vaimset elamust. Kui ta kõndis kuumägede ja kraatrite vahel, puudutas midagi tema südant väga sügavalt. See muutis lõplikult tema elusuunda. Hiljem ütles ta, James Irwini sõnul on Jumal elus mitte ainult maal, vaid ka kuul. Kui ta maale naasis, lahkus ta NASA-st ja pühendas ülejäänud elu evangeeliumi kuulutamisele. Aga paljude sõnul oli Artemis 2 missioonil midagi erilist. See oli isiklikum, tõelisem ja tuli otse südamest. Sest seekord ei lugenud nad ettevalmistatud stsenaariumi ega pidanud valmis kõnet. Kui nad reisisid maa ja kuu vahel, tegid meeskonnaliikmed fotosid, mida see põlvkond kindlasti ei unusta. Vaade maale, mis aeglaselt tõuseb kuu horisondi tagant. See näeb välja nagu väike sinine kalliskivi, mis hõljub lõputu pimeduse keskel. Nad nägid ka päikesevarjutust vaatenurgast, mida inimkonna ajaloos on väga vähesed näinud. Ja kui nad liikusid kuu kaugele poolele, ilmus nende ette tohutult palju kraatreid. Need pildid tuletavad taas meelde, kui avar, kui ilus ja kui palju saladusi selles universumis veel on. Kuid kõige olulisem osa missioonist polnud mitte pildid, vaid see, kuidas see muutis astronaute endid. Sest oma teekonna keskel palus meeskond ühel hetkel ise, et nad saaksid kogu maailmaga rääkida. Ei olnud stsenaariumi, ei olnud käsku, keegi ei sundinud neid midagi tegema ja päev, mille nad selleks valisid, polnud tavaline päev. See oli ülestõusmispühade pühapäev. Ülestõusmispühade pühapäev on päev, mil meenutatakse Jeesus Kristuse ülestõusmist. See on eluvõidu päev surma üle ja paljudele kristlastele on see ka inimese lootuse kõige sügavam juur. Ja just sel päeval, kui nad hõljusid keset tohutut kosmost, palus Artemis 2 meeskond võimalust rääkida maainimestega. See polnud ametlikus ajakavas, see polnud ka lennuplaanis, see tuli neilt endilt spontaanselt. Kui nad vaatasid loodut nii kaugelt, ärkasid nende sees ootamatult mingid tunded ellu.
mida rohkem nad universumi avarust nägid, seda enam tundsid nad midagi, mida on tavaliste sõnadega väga raske kirjeldada. See oli aukartuse, alandlikkuse ja sügava tänutunde segu ja sel hetkel hakkas taas rääkima Victor Glover. Tema oli ka see astronaut, kes võttis isikliku piibli kaasa Orioni kosmoselaeva pardale ja tema järgmised sõnad jäid paljude kuulajate südamesse. Victor Gloveri sõnul usun ma, et sellised päevad on olulised. Ja kui me olime maast nii kaugel, nähes kogu selle loomingu ilu, siis üks tähtsamaid taipamisi minu jaoks siin oli see, et ma nägin maad tervikuna. Need sõnad kõlavad lihtsalt, aga kui mõelda, kus ta need ütles, muutub nende tähendus äkitselt väga sügavaks. Sest kui ta neid sõnu ütles, oli ta tuhandete miilide kaugusel maast, ümbritsetud kosmose vaikusest ja nägi kogu maailma vaid ühe väikese planeedina. Hiljem tunnistas Glover ise, et ta ei olnud neid sõnu ette valmistanud, tal polnud plaani nii rääkida. See polnud stsenaariumis, see polnud kirjas. See tuli otse tema südamest. Just kui ta nägi kogu loodu enda ees ja miski puudutas otse tema hinge. Ja ainus, mida ta suutis teha, oli öelda, mida ta tegelikult tundis. Loomingu ilu, seda rõhutas ta ikka ja jälle. Mitte tehnoloogia, mitte saavutused, mitte ajalooline missioon, vaid Jumala loodud ilu. Ja selles tema lihtsas otsuses on väga ilus sõnum. Sest mõtle, kui ta oli ühes kõige inimkonna saavutuses, ümbritsetud maailma kõige moodsamast tehnoloogiast, oleks ta võinud rääkida ükskõik millisest teadusteemast, inseneritööst, kuumissioonist, navigatsioonisüsteemidest või kosmosereiside tulevikust. Aga ta ei valinud seda. Ta valis öelda hoopis inimese lihtsast imetlusest Jumala loomingut vaadates ja sellel on sügav tähendus inimese südame kohta. See näitab justkui seda, et ükskõik kui tiire on maailm, ükskõik kui vali on igapäevaelu müra, on iga inimese sees peidus üks tõde. See on tõde, mis mõnikord matub stressi, töö, probleemide ja maailma müraga. Aga kui seisame silmitsi millegi tõeliselt suure, tõeliselt ilusa ja tõeliselt püha ees, ärkab see tõde äkitselt taas ellu. Ja sellega ei piirdunud Gloveri öeldu. Kui kosmoselaev lähenes oma lähimale kaugusele, jagas ta veel üht sõnumit, mis puudutas kuulajate südant veelgi sügavamalt. Ta mainis Jeesuse käsku, mis anti peaaegu 2000 aastat tagasi. Jeesuse sõnul, armasta Jumalat ja armasta oma ligimest ning mõtle selle peale. Ta ütles seda vaadates maad kosmosest. Sealt ei näe sa piire, ei müüre, ei lippe, ei poliitilisi jaotusi, ainult üks planeet, üks kodu, üks inimpere. Sel hetkel otsustas Glover meelde tuletada kogu maailmale üht Kristuse kõige olulisemat õpetust. Armastage üksteist. Ja kui need sõnad tulid süvakosmosest, tundus nende tähendus veelgi sügavam. Sest kõrgelt vaadates näed selgemini seda, mida me siin maal sageli unustame. Me kõik oleme inimesed, elame samal planeedil ja sõltume kõik ühest maailmast, mis annab meile elu. Asja möödudes neid maailm üha rohkem lõhestuvat, rohkem viha, rohkem tülisid, rohkem killustatust. Aga üks astronaut kosmosest tuletab meile taas meelde, mis on tegelikult kõige tähtsam. Armastus üksteise vastu. Ja ta jagas veel ühte asja, mis näitas veelgi selgemalt, kui palju see kogemus teda mõjutas. Ta kirjeldas maad kui kosmoselaeva. Gloveri sõnul on see nagu imeilus sõiduk, mis on loodud elu koduks keset tohutut kosmost. Kuid on üks suur erinevus. See ei ole inimese loodud. Ükski iniminsener ei loonud seda, ükski tehas ei ehitanud seda. Gloveri sõnul lõi selle Jumal, et see oleks tema laste kodu. Maid ümbritseb atmosfäär, mis kaitseb siinset elu. On olemas vesi, mis annab elu igale olendile. On vihm, mis kordub igal aastal ja kasvatab toitu. Ja kõik see toimib väga täpses tasakaalus. See on nii täpne, nii õrn, et isegi väike muutus mõnest neist asjadest võib muuta inimeste elu maal võimatuks. Ja kui Glover nägi maad väljastpoolt, vaadates seda hõljumas kosmose pimeduses, sai talle üks asi väga selgeks. Et keegi on selle kõige kavandanud, et keegi on mõelnud läbi iga detaili, et keegi on selle maailma inimese jaoks ette valmistanud juba enne meie sündi. Ja tema sõnul võib selle armastuse jälgi näha kogu loomingus aastaaegade täpses vaheldumises.
vihmas, mis langeb taevast ja annab maale elu. Hapnikus, mida me iga päev hingame sellele mõtlematagi. Ja igas päikesetõusus, mis ikka ja jälle tuletab meelde, et maailm liigub jätkuvalt oma kavandi järgi. Cloveri jaoks on kõik see justkui tõend Jumala ustavusest oma loomingule. Sellel ülestõusmispüha sõnumil ei jaganud vaimset mõtisklust ainult Clover. Ka Jeremy Hansen rääkis sõnumist, mis oli inspireeritud Jeesuse õpetustest. Mõnede teadete kohaselt rõhutas ta inimestevahelise armastuse ja ühtsuse tähtsust. Sest tema jaoks ei olnud see missioon lihtsalt uue tehnoloogilise saavutuse saavutamine. Sellel oli veelgi sügavam tähendus. See olevat meeldetuletus selle kohta, kes me inimestena tegelikult oleme, et hoolimata erinevatest riikidest, kultuuridest ja uskumustest on inimkonnal siiski üks lootus. Ja kui nad hõljusid keset kosmost, tundsid nad justkui selgemalt üht armastuse vormi, millel pole piire ega vahemaad, mis suudaks seda takistada. Armastus, mis on sama lai kui nende ümber olev kosmos ja sama tõeline kui maa, mida nad enda ees näevad. Aga isegi kui need hetked olid juba väga rasked, oli veelgi raskem asi alles ees ootamas. Kui Orioni kosmoselaeva teekond jätkus, sai meeskond taas pilte, mis jäävad kindlasti terve põlvkonna mällu. Maa järkjärguline ilmumine kuu tagant, nagu väike sinine kalliskivi, mis tõuseb üles kosmose pimedusest. Aga pärast seda saabus hetk, mida maailm kunagi ei unusta. Järgmisel päeval sisenes Orioni kosmoselaev kuu kaugele küljele. See on kuu osa, kus kaob kogu raadioside maaga. Kui sa oled seal, katkeb signaal täielikult. Pole kõnesid, pole ülekandeid, pole mingit võimalust, et keegi maal sind kuuleks. Umbes 45 minuti jooksul olid need 4 astronauti kõige üksikumad inimesed inimkonna ajaloos. Kujuta seda ette, pole kontakti kellegagi, pole ühtegi häält kuulda, pole signaali maalt. Ainult nemad 4, kosmoselaeva metallist kere ja vaikus, mida tavaline inimene vaevalt mõista suudab. Ja enne kui signaal lõplikult kadus, oli veel mõned viimased sõnumid. Viimased sõnad, mida maailm neilt kuulis. Need polnud tehnilised andmed, polnud koordinaadid ega süsteemiraportid. Viimane asi, mida Victor Glover enne sidekatkemist ütles, oli väga lihtne. Victor Gloveri sõnul, kui me valmistusime raadioühenduse kaotamiseks, tundsime teie armastust maalt ja pärast seda vaikus, täielik vaikus. 45 minuti jooksul peitus Orion kosmoselaev kuu taha. Ei olnud ülekandeid, ei olnud sidet, mitte mingit ühendust teiste inimestega universumis. Hiljem jagas Glover, mida ta neil hetkedel tegi. Ja ta ütles seda nii, nagu see oleks täiesti tavaline ja lihtne asi. Victor Gloveri sõnul oli see lihtsalt üks lihtne palve. Kujuta seda stseeni ette. Üks inimene koos oma piibliga kuu taga, ümbritsetud kõige sügavamast vaikusest, mida inimene võib kogeda. Ja kui kõik hääled maalt kaovad, jääb justkui alles üks ainus hääl. Hääl, mida vahemaa ei suuda takistada. Seal, kus inimkonna kõige kaasaegsem tehnoloogia peaaegu oma piirini jõuab, ei lõppenud palve siiski. Tegelikult tundus, et see muutus isegi veel tõelisemaks. Ja üllatav on mõelda, et Artemis 2 ja Apollo 8 missioonil, mille vahel on üle 50 aasta, juhtus midagi sarnast. Apollo 8 ajal loeti jõuluajal kosmosest ette Genesisest. Nüüd aga Artemis Tages missioonil jagati ülestõusmispühade pühapäeval elavat tunnistust usust Kristusesse. Jõulud ja ülestõusmispühad, sünd ja ülestõusmine, 2 kõige olulisemat püha kristlikus usus. Ja mõlemal juhul, kui inimesed on kosmoses, näib, et vestlus Jumalast tuleb iseenesest tagasi. Tundub, et inimese südame kõige sügavamasse ossa on midagi sisse kirjutatud, mis muutub nähtavamaks, ärkab ellu, kui seisame silmitsi millegagi, mis on tõeliselt igavene. Sest tõelist usku ei ole lihtne takistada. Kui see on tõsi, kui see, kes räägib, on sina, isegi kui oled kosmoses, isegi kui sind ümbritseb teadus ja tehnoloogia, isegi kui miljoneid inimesi sind kuulab, siis mõned teadused nimetavad seda teatud nimega. Nad nimetavad seda ülevaateefektiks. See on tugev emotsionaalne ja vaimne reaktsioon, mida paljud astronaudid kogevad pärast nägemist. Paljud neist naasevad maale justkui teistsuguse inimesena. Nad on mõtlikumad, emotsionaalsemad, sügavamad mõtlevad elu üle. Kuid samal ajal nimetab teadus seda efektiks.
usu jaoks tundub see aga olevat vanem ja püham kogemus. See on hetk, mil inimese hing seisab silmitsi oma looja loominguga ja veelgi üllatavam on see. Paljud nende astronautide tunded ja sõnad näivad olevat juba ammu piiblisse kirja pandud, 1000 aastaid tagasi. Glover rääkis loodu ilust. Ja äkitselt omandasid need sõnad sügavama tähenduse, kui neid võrrelda kuningas Taaveti poolt umbes 3000 aastat tagasi psalmis 19 kirjutatuga. Kuningas Taaveti sõnul kuulutab taevas Jumala au ja taeva laotus näitab tema kätetööd. Taavetil ei olnud tol ajal teleskoopi, ka kosmoselaeva polnud, aga kui ta 1000 aastaid tagasi taevasse vaatas, mõistis ta sama tõde, mida ka Glover nägi Orion kosmoselaeva aknast. Et loodu ise justkui räägib, kogu universum tunnistab vaikselt Jumala suurusest, kes selle lõi. David ja Gloveri vahel on 3000 aastat. Nende maailmad on täiesti erinevad ajad, erinev tehnoloogia, aga taipamine on ikkagi sama. Imestus on ikka sama. Sama on ka emotsioon inimesel, kes seisab silmitsi millegagi, mis on nii tohutu, et seda on peaaegu võimatu sõnadega kirjeldada. Ja Taavet kirjutas veel ühe asja, mis tundub veelgi rohkem kõnetavat. Kui me näeme maad, mis on nii väike ja üksi hõljumas keset tohutut kosmosepimedust. Salmis 8 esitas kuningas Taavet ühe küsimuse, mille ta kirjutas 1000 aastate eest. Ja siiani tundub, et see puudutab ikka veel otse inimese südant. Kuningas Taaveti sõnul, kui ma vaatan sinu taevast, kuud ja tähti, mille oled paika pannud, mis on inimene, et sa teda meeles pead? Väga lihtne küsimus. Aga mida rohkem sa sellele mõtled, seda sügavamaks see muutub. Mis me siis tegelikult oleme selle tohutu universumi keskel? Miks peaks Jumal, kes lõi tähed ja galaktikad, pöörama tähelepanu inimese väikesele ja ajutisele elule? Miks peaks ta hoolima ühest tillukesest planeedist, mis hõljub keset tohutut universumit? Aga piibli järgi ta hoolib, ta tunneb meid, ta mäletab meid. Ja ta armastab iga inimest, kes on kunagi maal elanud või veel elama hakkab. See on võib-olla üks ilusamaid ja samas kõige raskemini usutavaid tõdesid kogu eksistentsi juures. Et Jumal, kes hoiab kogu universumit, armastab iga inimest isiklikult. Ja prohvet Jesaja kirjutas veel ühe asja, mis sobib suurepäraselt armastuse kohta. Meie ajal, Jesaja sõnul, tõstke oma silmad ja vaadake, kes on loonud kõik selle. Ja just seda tegi Artemis 2 meeskond. Nad tõstsid oma pilgu kõrgemale kui peaaegu keegi viimase rohkem kui 50 aasta jooksul. Ja kui nad vaatasid loomingut kosmosest, näis, et nad nägid looja jälgi. Kuid selle loo juures on veel üks veelgi üllatavam osa. Piiblis on väga vana raamat nimega Iobi raamat. See on üks esimesi kirjutatud osi pühakirjast rohkem kui 3000 aastat tagasi. Ja tol ajal polnud inimkonnal peaaegu mingit selget arusaama universumist. Tollal olid mõned iidsed tsivilisatsioonid, kes uskusid, et maa toetub suurtele sammastele. Mõned väitsid ka, et maa asub hiiglasliku kilpkonna või müütilise olendi seljas. See oli tollase maailma uskumus. Kuid hoolimata inimeste piiratud teadmistest iidsetel aegadel kirjutas Hiob midagi, mis üllatab meid siiani. Raamatu järgi pani Jumal maa mitte millegi peale. Mitte millegi peale. Kujuta seda ette. Rohkem kui 30 sajandit tagasi kirjutas üks inimene, et maa hõljub tühjas kosmoses. Ja 1000 aastad möödusid enne, kui teadus lõpuks tõestas, et see on tõsi. Ja nüüd nägi Victor Glover seda ise oma silmadega. Kui ta oli Orioni kosmoselaeva sees ja kandis oma alussärki, nägi ta maad vabalt hõljumas keset pimedust. Pole ühtegi sammast, mitte miski ei toeta seda, see lihtsalt ripub kosmoses. Seda hoiavad nähtamatud seadused, mille Jumal on algusest peale paika pannud. See, mille Hiob kirjutas 1000 aastat tagasi, nägi see astronaut ise kosmoses. Ja paljude usklike jaoks on sellel väga sügav tähendus. Kuidas sai iidne inimene teada midagi, mille teadus avastas alles 1000 aastate pärast? Paljude jaoks on ainult üks vastus. Jumala sõna on tõsi. Ja pärast seda tuli kogu missiooni kõige võimsam osa. See hetk, mis jäi miljonite inimeste südamesse.
pärast seda, kui Glover oli näinud loomingu ilu, pärast seda, kui ta oli meenutanud Jeesuse käsku armastada ligimest, pärast seda, kui ta oli palvetanud kuu taga kõige sügavamas vaikuses, ütles ta midagi, mis kajas üle kogu maa. Victor Gloveri sõnul vajame me Jeesust. Olgu me maal või tiirlemas ümber kuu, vajame me Jeesust. Ja mõtle, kes seda ütles. Mitte pastor, mitte jutlustaja, mitte teoloog, vaid NASA astronaut. Teadusmees, kes on ise näinud loomingu avarust kuu orbiidilt. Ja pärast seda, kui ta oli näinud kogu maad sellisest kaugusest, jõudis tema südamesse just see järeldus. Inimene vajab Jeesust. Sest kui teda ümbritses tohutu kosmos ja Jumala suurus, sai see tõde tema jaoks väga selgeks. Ja seal otseselt seotud evangeeliumi südamega, et Jumal armastab seda maailma, seda planeeti, mille ta hoolikalt kujundas inimkonna koduks. Hoolimata sõdadest, vihast, lõhestumisest ja inimeste korduvatest vigadest, armastab ta meid ikka veel. Ja vastavalt kristlikule usule saatis ta oma poja, et seda tõestada. See ongi evangeelium. See ongi hea uudis, mis on muutnud inimeste elu peaaegu 2000 aasta jooksul ja nüüd otse süvakosmosest kuulutas seda taas üks astronaut. Mitte keerulisel viisil, vaid lihtsate sõnadega inimeselt, kes on näinud midagi nii tohutut, et tavalised sõnad kaotavad peaaegu oma tähenduse. Ja lõpuks jäi alles vaid usk. Ja võib-olla ongi see kogu Artemis 2 loo kõige ilusam osa. Sest ei olnud jutlust, ei olnud usulist programmi, ei olnud mingit päevakorda. Oli vaid üks inimene, kes viis piibli kosmosesse, nägi loomingu ilu ja ei suutnud enam vaikida selle üle, mida ta tundis. Loomingu ilu, käsku armastada ligimest ning inimese vajadust Jeesuse järele. Kõik see öeldi kohast, kus piirid kaovad, lõhed kaovad ja alles jäävad vaid kõige olulisemad asjad, Jumala looming ja Jumala armastus. Ja kui see lugu puudutas ka sinu südant, oleks tore kuulda, mida sina sellest arvad. Kas sa arvad, et on juhus, et mida kaugemale inimene kosmosesse liigub, seda rohkem mõtleme Jumalale? Sest Artemis missioon ei ole lihtsalt teaduslik saavutus, vaid ka meeldetuletus kogu inimkonnale. Isiklik piibel, mis rändas läbi kosmose, ülestõusmispühade sõnum loomingu ilust, mis tuli astronaudi südamest, Jeesuse sõnad, mis olid viimased, mida maa kuulis enne vaikust kuu taga, palve süvakosmoses ja astronaut, kes ütles, et me vajame Jeesust. Üle 50 aasta pärast Apollo 8 missiooni on inimkond taas süvakosmoses ja tundub, et inimene on taas leidnud Jumala. Sest ükskõik kui võimsad on tänapäeva teaduse teleskoobid, ükskõik kui kaugele inimese uurimistöö universumis ulatub, pole siiani leidnud ühtegi planeeti, mis oleks nagu Maa. Isegi mitte ühtegi, ning siiani jääb see maailm kogu tuntud universumis ainulaadseks. Ja paljude uskujate jaoks ei ole see juhus, vaid see on siipärane kujundus, looja allkiri oma loomingul. Samal ajal kui inimkond jätkab elu otsimist teistelt planeetidelt, jääb maa endiselt ainulaadseks. Justkui vaikne tõestus, et keegi on selle kujundanud, keegi on selle vorminud ja keegi armastab seda rohkem, kui inimene suudab mõista. Ja meie jaoks on see ka kutse elada tõelise usuga Jeesusesse. Isegi kui me ei ole Orion kosmoselaevas ega näe maad kuu pealt, võime siiski kogeda sama taipamist siin omaenda elus. Iga kord, kui vaatame enda ümber loodut, võime näha jälgi Jumalast, kelle armastus on lõputu. Ja Victor Gloveril on õigus, me vajame Jeesust oma igapäevaelus, rõõmsatel päevadel, rasketel öödel, võitud ajal ja probleemide korral. Ja evangeeliumi sõnumi kohaselt ei pea sa kosmosesse reisima, et Jumal sind leiaks. Sa pead lihtsalt oma südame avama. Ja kui sa pole seda varem teinud, võid sa seda teha nüüd oma enda sõnadega ja tõelise usuga südames. Issand Jeesus, ma usun, et sa armastad mind. Ma usun, et sa andsid oma elu minu eest. Täna võtan sind vastu kui oma issandat ja päästjat. Juhi mu elu ja täida mind oma rahuga. Ja kui sa ütlesid selle palve siiralt, võib sinu elus täna midagi uut alata. Ja pea seda meeles, iga kord, kui sa vaatad taevasse, olgu see päeval või öösel, ei vaata sa tühja universumit. Sa vaatad loomingut, Jumal on tohutult suur. Ta suudab hoida galaktikaid oma käes.
aga tema armastus on sinu lähedal. Veelgi lähemal kui su järgmine hingetõmme. Ja kui sa teda vajad, räägi temaga lihtsalt. Sul ei ole vaja täiuslikke sõnu. Ta kuuleb südametõelist hüüdu, olgu see siis kuu orbiidilt või sinu vaiksest toast siin maal. Ja kui see lugu sind inspireeris, võid seda jagada ka teistega, kes seda kuulda vajavad. Sest mõnikord on vaja vaid üht lugu, et sind äratada ja taaselustada see usk, mis on juba ammu inimese südames oodanud. Oh,